tere tulemast armastusega universumist kanalisse. Armastusse, usaldusse, valgusesse, koosloomisesse, üks olemisse, kanaldusse, teadlikkuse ruumi, mis sünnib läbi minu, meie ühisest allikast. Ja mul tuli nii tugev kutse minu sees jagada taipamist või siis sellist definitsiooni selles koodide ja arusaamiste, loogika, taipamiste sellisesse füüsilise reaalsuse keelde siis tuua, sest võib-olla on sellest ka kellelegi kasu, sest ühel päeval ma rääkisin siin ühe armsa hingega sellel teemal nagu hirmud. Ja see sõna ise, me oleme selles maailmas andnud sellele kuidagi sellise madala võnkega, madala sagedusliku tähenduse, aga tegelikult ta kannab endas nii palju väärtust ja kingitusi. Ja me püüdsime defineerida seda, kuidas teha vahet erinevatel hirmudel. Ja minusse maandus siis täna läbi enda 2,5 aasta taguse kehalise kogemuse, inimkogemuse, kui ma olin Tais. 2 erinevat hirmutasandit. Ühele hirmule, mis on siis kaitsev hirm. Ma annaksin täna selles episoodis või selles loo jagamises võib-olla sellise tähenduse nagu energeetiline hoiatus või kaitsepiir. Ja teine, mis on avardav hirm, võib-olla siis tuua, et see on avardav taju või maailma avardumine, valguse avardumine, kõrgsagedusliku energia kättesaadavus, rohkem kättesaadavus. Ja siis ma väga selgelt tajusin täna, et ma saaksin 2 väga lähestikku asetsevat sündmust, mis ma siis kogesin selles ajaliinis siin 2,5 aastat tagasi, saab justkui need 2 erinevat hirmu siduda omavahel. Kus ma siit siis lähen? Mul on nagu sihuke sõnade voolamine minus, et ma tunnen, et ma saan hästi ühendust enda sees, aga et kuidas seda nagu siin füüsilises maailmas sõnade kaudu edasi jagada, mida ma siis nagu enda sees tunnen läbi selle taipamise, on see, et ma sain kogeda Tais üksinda avaras, avatud bungaloos majutust, mis oli keset džunglit, keset vabat džunglit, kus ei olnud sellist tsiviliseeritud, kuidagi piiritletud ala, vaid oligi hästi vaba loodus, vaba olemine. Bungalod olid lahtised, katuse ja seinte vahel olev ala oli avatud. Põrandalauad olid üksteisest natukene eraldatud, ehk selline hästi palju õhku käis bungalost läbi. Hästi palju sellist õhu ja samas ka oli bungalo juurtega maas ja avatud taeva all
et seal olid kõik need energiad olemas. Ja ma tundsin seal ennast nii müstilise, maagilise, spirituaalse haldja, sellise metsa haldja ja samas ka sellise targa nõia energias. Ja üsna esimesel päeval ma soovisin minna jalutama üksinda, et avastada seda ümbruskonda, seda džunglit. Ja ma läksin oma bungalu taha, kust läks üles mägi. Ma olin üsna mäejalamil ja seal mäe tipus, kus mägi nii-öelda lõppes, see kõige kõrgem tasand oli, seal oli selline koht nagu Zen Hall, kus siis toimusid aeg-ajalt võib-olla mingid sündmused, koosloomised, energiaruumid. Aga võib-olla mingis teisel ajal, sest minu veedetud ajal ma ei kogenud nagu seda liikumist sealt minu bungalust. Ja ma tahtsin minna seda Zen Halli vaatama. Ja ma lihtsalt läksin sellise külma impulsi ajal ja paljajalu. Ja kui ma hakkasin mäest üles minema, siis ma kuulsin juba selliseid mingisuguseid taamal kuskil minu ees, kui sealt mäest üles minna, mingisuguseid huikeid või selliseid loomalikke hääli. Ja ma mõtlesin, et oi kui põnev, ma lähen edasi. Ja ma jõudnud väga palju kõrgemale ja väga palju eemal oma bungalust. Kui üsna minu bungalu taga hüppasid minu pea kohale puude okstele valged ahvid. Ja üks ahv hüppas eriti lähedale otse minu pea kohale ja näitas kõiki oma kihvasid, avades suu ja kiljatas ja karjutas ja oma punaste suurte silmadega tungivalt minu kohalollu nii-öelda siis hüppav ja minu silmadesse selline tungiv signaal. Ja siis, et ta oli nagu selline, ma tundsin nii tugevat hirmu, sest ma ei olnud nii lähedalt kohtunud nende ahvidega. Mul ei olnud nendest mitte mingeid teadmisi. Ma ei ole kurssi ennast viinud, ma ei viinud ennast kurssi enne taisse minemist, enne džunglisse minemist, et mis loomad seal võivad olla, millised on need ahvid. Ja kuna nad oli elusuuruses, suur ahv, metsikus looduses, mitte kusagil hoitud keskkonnas, kus on loomatalitsejad või teised inimesed ja me olime seal. Ja eemal olid ka teised ahvid, aga tema oli minu kohal ja ta hoiatas mind. Ma tundsin hirmu, mu süda hakkas käima ja sel hetkel ma tulin kohale. Ma vaatasin seda ahvi ja minusse tuli selline nii tugev arusaamine, et praegu ei ole see koht, kus edasi minna. Et see ahv ütles mulle telepaatiliselt ja väga selgelt, et see ei ole praegu, see on sinu ruum. Siin on praegu meie koos olemine, koosolek, mingi mäng, mingi tegevus, mis sealt nagu telepaatilise sõnumi kaudu tuli, et siin on praegu meie ruum ja siin ei ole sinul kohta. Ja sealt tuligi nagu, et ära sekku siia ruumi, siia energiaruumi. Ja siin oleme praegu meie. Et ütles seda küll kehaliselt nagu ründavalt, aga samas telepaatiliselt oli see nagu nii selge sõnum, et siia praegu sina ei mahu. Ja ma taganesin ja ma ei taganud, et ma nüüd jooksen
paduhirmus süda rinnust välja hüppamas oma bungalosse, vaid ma taandusin väga rahulikult. Ja mul oli küll hirm sees mingi hetk, et kas ta tuleb järgi ja mis ta nagu teha võib. Aga siis tuli nagu nii tugev usaldus, sest ma sain ju selle sõnumi kätte, selle energeetilise hoiatuse, hirmu, et see ei ole koht mulle praegu, sest seal on mingid teised energiat, teised koodid, teised kokkulepped ja mina nagu ei sobitu sellesse energiaruumi. Ja see on see koht, et ma nüüd lähen sellest hirmust läbi, et mis see ahv nüüd mulle tuleb ütlema, et ma tahtsin ju sinna mäe tippu minna ja praegu mul on see sobiv hetk ja vaba aeg. Aga see oli nii usaldav ja ma taandusin ja läksin nägu naerul eemale. Ja kui ma jõudsin tagasi oma bungalo lähedale, siis võttis üle mõttekeskus, kes hakkas siis seda lahti mõtestama ja sisestama mingit sellist kollektiivset hirmu. Et võib-olla seda, mida ma jagan praegu, saab nii paljude erinevate kontekstide ja lugude ja sündmuste ja teiste energiate, inimeste ja kogemustega seostada, mida ma nagu täna tegingi, aga lihtsalt toon sellised elulised näited, et siis see kollektiivne hirm hakkas rääkima, et kes teab, millised need ahvid on, et sa pead nagu siin veel väga pikalt aega veetma. Mul oli nagu jäänud ikka väga-väga mitu ööd, ma ei tea, seal 8-9 ööd selles bungaloos ööbida. Ja siis ma mõtlen, et kuidas ma saan sealt südamerahus sellises avatud bungalos, kus nad võivad ka sealt katuse ja seina vahelt, sest seal on piisavalt ruumi, tulla sisse, kui mina magan või mingid sellised programmid aktiveerusid. Ja siis ma ei osanudki nagu midagi arvata sellest. Internet oli seal ka üsna selline katkendlik ja mul ei olnud üldse nagu sellist kohta, et ma hakkan nüüd uurima kusagilt internetist nende ahvide kohta. Ja ma läksin õhtul alla õhtusöögile, kus siis üks naine jagas oma nii-öelda kogemust ja teadlikkust nende ahvidega, et nii palju, kui ta on kusagilt kuulnud, siis need valged, suured valged taiahvid on väga ettearvamatud. Neist tuleb hoida eemale. Nendel on väga teravad küüned, nad on inimestele teinud füüsiliselt väga palju haiget. Nad varastavad asju, et ära midagi oma terrassile jätta. Ja parem on jah, et kui sa nendest eemal hoiad. Ja siis ma tulen sealt õhtusöögilt koju ja mõtlen, kogedes samal ajal nagu sellist pinget endas, et nagu see ei saa olla, et ma kohe nagu esimesel päeval kohtun nendega. Ja nüüd ma pean olema sellises hirmuenergias, et ma ei saa nagu vabalt, avardunult, avatult armastusega kogeda seda olemist, et mul peab olema justkui nagu mingi, mitte peaga, et nagu justkui mingi väikene säde või selline väike pinge nagu jääb minusse, et ma pean nendest eemal hoidma, et see on mingi koht, kus ma pean üldse kogema sellist asja nagu kartus või hirm või selline nagu minu jaoks äärmiselt ebaloogiline nii imelises keskkonnas, nagu ma olin. Ja ma tulin täiega kohale ja palusin, palun mulle, armas universum, palun mulle imeilusat või sellist head kogemust nende ahvidega, et ma saaksin nautida seda lopsakat loodust, seda üksinda olemist, kus ma saangi olla täiesti iseendaga ja sellises imelises, eksootilises keskkonnas. Palun seda head kogemust. Ja universum kuulis.
ja ma ei pidanud pikalt ootama, kui järgmisel päeval peale hommikusööki, kui ma olin mõnda aega oma bungalus olnud ja nautisin seda terrassi ja seda terrassil olevat võrkkiiku. Ma olin üleni seal kiigus, lugesin raamatut ja olin nii selles raamatus sees, kui üks hetk ma nägin, et kolm valget ahvi tulid mäejalamil, seal, kus on mu bungalu, minu poole ja jäävad minu bungalu kõrval seisma mäe peal. Sealt on mõni kiirem samm ahvile, kus ta tuleb mõnest astmest ülesse ja ta on mu bungalu terrassil. Ta on nagu väga lähedal ja üks nendest ahvidest jääb mind nagu silmitsema. Ja 12 väikest, mitte väikest, vaid sama suurt, aga eemaldusid ja toimetasid seal tema taustal, olid nagu läheduses, aga midagi nagu toimetasid seal taustal natukene eemal. Üks ahv jääb mind nii sügavalt vaatama. Ja ma tunnen, kuidas süda hakkab käima. Süda hakkab käima, sest aktiveerub selline hirm. Et kas see on nüüd see koht, kus ta tuleb mind küünistama. Ja ma märkan, kuidas mu keha reageerib ja toimetab ja üks jalg astub võrki käest välja, terrassi põrandale. Ja pool minust juba on valmis bungalusse jooksma, et sulgeda uks ja vaadata eemalt läbi klaasi neid ahve. Ja siis mul tuleb see ühendus, samasugune ühendus, nagu mul tekkis seal metsas, kui ma Zen Halli poole kõndisin. Tekib see ühendus selle ahviga ja tuleb see koht, et see on avarduv hirm. See on selline valgust, armastust kandev, väravatest läbi minev. Et siin on vaja kohale jääda ja siin ei ole vaja taganeda, tarduda. Et see ei ole see põgenemise koht. Siin ei ole ka vaja võidelda. Ja ma tõstan oma jala tagasi. Ilusasti oma teise jala kaissu. Värkiiku. Ja see ahv vaatab mind. Ja ta natukene läheneb, et saada veel paremat ühendust. Ja ta läheneb. Ja sõnum tuleb läbi. Ma rahunen, mu keha rahuneb. Ma tunnen sellist tänulikkust, sellist imelist ühendust kahe valgusolendi vahel. Ja sõnum tuleb telepaatiliselt. Nagu seal eelmisel päeval või eelmisel kohtumisel tuli telepaatiliselt, et seal ta tuli, et sa segad mind praegu. Ja see oli energeetiline hoiatus, sest see on minu ruum ja see on minu aeg ja koht. Ja seal, kus ta oli mul nii lähedal, kohe minu terrassile tuleb, ütles see sõnum, et sa ei sega mind praegu ja ma ei sega sind. See on nagu nii tugev äratundmine, et kui sa ei sega mind, siis ma ei sega sind. Sest meil on mõlemal õigus siin, sellel planeedil Maa, praeguses kehastuses, selles ajaliinis
selles hetkes meil on mõlemal õigus siin olla. Ja kui me austame loodusseadust, kus me hoiame ja väärtustame ja väärtustame teineteise ruumi ja tajume seda peensagedust, kus on koht, kus me võime siseneda nende energiaruumi ja kus on see koht, kus tuleb eemalduda. Et siis ei ole nagu hirmu, et me mõlemad oleme õigusega. Ja see tuli nagu nii suures armastuse tänutundes minuni. Ja ta vaatab nagu mulle nii sügavalt silma ja me lihtsalt noogutame üksteisele. Ja nii kui see sõnum oli öeldud, et kõik on turvaline, et tema peab, midagi ei pea, aga tema tajub ja mina tajun, kus on see koht, kus me võime ühineda, olla ühes ruumis, kus on see koht, kus me vajame sellist eraldatust või võiks isegi öelda siin kontekstis oma nii-öelda valguse ruumi, oma energiaruumi, kus me soovime oma sageduses vibreerida, oma toimetusi teha, vaikuses ja rahus olla. Ja minusse saabus selline sügav rahulolu ja ta läks. Ja ta läks teistele ahvidele järgi ja nad kadusid džunglimetsa. Ja siis ma saingi aru, et see oligi see palvele vastamine armastusega universumist, kus ma sain selle hea kogemuse. Ja see oli see kokkulepe selle sama ahviga. Ja tajuda neid piire. Ehk see on siis need kogemused meie elus, kus me tunneme kehatarkust ja intuitsiooni. Sest kui palju on maailmas lugusid, kus on imelised inimesed jaganud, et nad on tundnud, et näiteks nad lähevad juba, ma ei tea, 20, 30, võib-olla vähem aastat ühte ja sama teed pidi koju kusagilt. Ma ei tea, kas siis töö juurest või kust iganes. Neil on alati sama tee. Ja siis tuleb keha, tarkus, intuitsioon. Siuke nagu ingellik kaitse. Energeetiline hoiatus, kaitsev hirm. Ja ütleb, et täna on vaja minna teist teed pidi. Et sa nagu tunned mingit sellist hirmu selle teekonna või selle tee pikkuse või ütleme siis nii-öelda trajektoori ees, mida sa tavaliselt oled harjunud käima. Ja sa lähed teist teed pidi, sest sa usaldad seda keha ja sa usaldad seda intuitsiooni, sest kogu su keha ja olemus räägib. Ja ongi hiljem selgunud mingite lugude jagamisel, et mingi liiklusõnnetus on juhtunud samal ajal sellel tavapärasel trajektooril. Ja see on see hirm, mis on kaitsev, kus on väga selged piirid. Ja see ei ole, et sa lähed läbi. Ja sama ma kogesin siis selle ahviga esimesel kohtumisel. Ja see võib ka olla mingisugune koostöö kellegiga. See võib mingisugune töökoha valimine olla, kus sa justkui nagu tunned, et see on nii ideaalne töökoht mulle, see on nii kõrgesti tasustatud, seal on palju hüvesid. Aga sa tunned seda intuitsiooni, seda nagu olemist, kus on nagu kehas on pinge ja see on väga võib-olla isegi autentne sarnane selle pingega, mis on avarduva hirmu, kus tuleb läbi minna, kood nii-öelda.
aga ta on midagi sellist, mis ei lase sul hingata ja ta jääb nii paigale ja nii nagu keskmesse, et ta ei lase sul valida seda sind nii-öelda võib-olla kahjustavat sageduse katkestamist. See sinu enda olemus, see taju, see kogemus hoiab sind ja see tegelikult teeb sellel väga hästi vahet. Mis on sind kaitsev hirm, kui sa võid ennast ära kaotada, kus on mingisugused energialekked, et sa tunned ennast pärast nii tühjana, kui sa selle valid, ei kuule seda intuitsiooni ja siis saad aru, et nüüd ma saan aru ja ma ei kuulanud oma intuitsiooni ja ma tulin ikkagi, ma ei tea, sellele uuele teele, sellesse uude töösuhtesse, sellesse koostöösse või sellele sündmusele, aga mul oli ju ennem energeetiline hoiatus. Intuitsioon rääkis muga, et vahel nagu meil tekib, et on nagu, ma lubasin ennast sellele sündmusele, inimesed ootavad mind, aga siis tuleb nagu nii selge selline hoiatav signaal. Tuleb nagu hirm sisse, aga sa saad aru, et see on sind nagu kaitsev. Seda võib nagu nii paljudesse kontekstidesse tuua. Ja teine on siis see, kus sa saad ikkagi nagu hingata. Su keha läheb küll nagu ka võib-olla sellisesse errorisse, aga sa tunned, et see on nüüd see koht, kus tuleb läbi minna. Kus ei ole ruumi põgenemisel ega peitusel, vaid sa vaatad sellele hirmule otsa, et no, mis sa mulle õpetama tulid? Millisele järgmisele tasandile sa soovid mind tõsta? Sest ma olen valmis sinu jaoks. Ma olen sinu jaoks valmis ja ma olen tänulik, et sa tulid. Ja seda on võimalik nii ilusasse kogemusse. Nii nagu mul juhtus. Hirmudest võiks veel väga palju rääkida. On nii imelisi kogemusi, kus ma olen tulnud läbi sellise avardumise. Et kus sa saad aru, et see hirm takistab sind ja sul on seal oi kui palju ruumi avardumisele. Ja sul on vaja lihtsalt see hetk ära tunda. Et see ei ole energeetiline hoiatus, vaid see on sind kasvule viiv ja sinu sagedust tõsta. Aga ma ei hakka siin neid jagamisi pikale ajama. Ehk on midagi, mis sind kõnetab. Sa võid jagada mulle. Saates mulle Facebooki sõnumi. Ma olen Leanne Hadana. See on minu kasutajanimi siin. Või Instagrami või siia kommentaariumisse. Ja võid ka lihtsalt jääda ja kõik on õige. Järgmiste kohtumisteni.